No zdarova! Tere pärast jõuda hommikut alustame tänaste AK47 uudistega. Minu nimi Runo Kooba. Täna kell 27.72 ja uudistes meil väga põnevad materjalid. Nii. Hiljuti on Tapa-linna kesklinna linnaosa nähtud hiljimas ja uusi ohvrid otsimas liputajad. Anname sõna reporterile. Oleme jõudnud Tapa-linna kesklinna linnaossa, kus on kohatud siis viimasel ajal väga palju liikumas ringi ühte salapärast liputajat, kes olevat ringi liikunud sellises tumelillas ülikonnas koos kraega. Seal ta ongi! Kuuled? Vaata! Ja liputaja leidis oma uue ohvri ja lihtsalt niimoodi jookseb ära. Tänapäeva noorus on ikka küll hukka läinud. Ja leidsime üles oma ohvri siis... mis teie nimi on? Sanja, kas ma olen telekas? Ja te olete otse eetris. Et nimi? Sanja! No selge. Kuidas te tunnete üldse, mis tunnet teil tekkis, kui liputaja teist kasu võttis? Vapustama pole midagi sellist varem kogenud. Toh, täname. Aga mida teete üldse siin teisipäeval? Siin on alati lõbus. Aga teisipäeviti on see pood kinni või baar? Ei ole, siin seda saab... Ei ole, minge sisse! Okei. Aga suur tänu siis. Kas selline ongi meie tänapäeva ühiskond? Seda ei oska kellelegi vist vastata praegusel hetkel. Ja tere tulemast tagasi AK47 stuudio jätkab siit järgmist. Erakvaraline uudis. Tapa-linna kesklinna linnaosa on killer, käsipallikiller. Minu kvara nimi тоже killer. Meie oma mees on sündmuskohal. Nüüd otseeter Peeter Pakiramiga annab sõna taule. Ja olemegi tagasi eetris Tapa-linna kesklinna linnaosas, kus on märgatud ka liikumas peal liputaja ühte käsipallisari mõrvarit, kes liigubki seal otse ees. Leidsime tema kaameramehega üles ja loodame, et saame temalt nüüd küsida intervjuud. Härra sarimõrvar, kuulete, kas te saaksite palun öelda paar sõna kaamerasse? Saate? Aga mis teie nimi on? Kui ütlengi? Aga miks te teete seda, mida teete? Miks te olete selline mõrvar? Kui olengi? Aga kas te lähete praegu oma järgmist ohvrit otsima? Kui vitsingi? No selge. Selline ongi siis meie Tapa-linna ühiskond. Kas selline on terve maailm? Seda ei oska öelda, aga loodame, et politseiametnikud on väga raskes töös sellel alal. Tagasi uudiste juurde. Tapa-linna kesklinna linnaosa tegutsevad 2 pianisti. Pašli neile külla, et kuulata nende musikaalseid andeid. Lähemalt räägib meile härra Pakiram. Ning olemegi siis jõudnud Tapa-linna kesklinna linnaosas asuvasse õppe- ning kultuurikeskusesse. Kallis publik, AK47 uudiste publik, olge valmis eksklusiivintervjuuks vendade pianissidega. Tervist, härra pianis. Tere. Miks te nii kurb olete? Kus teie vend on? Vend on surnud ju. Tulin just matustelt ja... Päriselt või? Ja. Kuidas see juhtus? Nii kurb kui see ei ole, aga minu vend oli liputaja. Ja jah, see oligi see kurjam, see killer. See, kellest enne uudistes räägiti ka või? Jah, see Anto Lanni, see oligi, Anto Lanni on kõiges süüdi. Tema tappis mu venna ära käsipalliga. See oli käsipalliga, lihtsalt viskas. See on lihtsalt jube. Aga härra, kui me oleme juba siia jõudnud ja oleme tulnud pikalt teelt, et me mõistame, et teil on väga kurb olla, kuid kas te saaksite oma imepäraseid oskuseid rakendada sellel klaveril täna?
viimast korda oma venna auks. Ma teen seda oma venna auks. Vend, sa oled mul alati olemas. Jah, ma esinen teile. Aitäh! Спасибо, Петр. Lehtse politseiprefektuur teatab, et tagaotsitavad on järgmised inimesed. И ilma teada. Jou, siin Tapa ilma tüdruk Wikipeedia ja mina räägin teile tänasest ilmast meie Eestimaal. Lehtses on meil kuumakraadid, rannailm ja Lehtses on meil lihtsalt soe, aga külmatuuli on meil oodata moel. Ja Narva, mida me räägime Narvast? Narvas pluss täiesti võrratu ilm. Ja muidugi meretuul on täiesti cool Saaremaa poole. Ja see oli teie Viki ja Peedia. Peace! Вот и все. Tänaseks lõpetame. Teiega olid AK47 uudised. Mina olen Runo Koba. И homme spetsial saade. Газпроблем, Россия и Таджикистан. Хахой, пока!